ja räägin täna kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamisest. Tundub, et see teema on jätkuvalt aktuaalne, üks võib-olla probleemsemaid käibemaksuvaldkondi ja hiljaaegu oli mul sama koolitus oma Maksu- ja Tolliameti kolleegidele, kuna maksumaksjad on nendelt päris palju kinnisvaratehingute käibemaksu teemal küsinud ja usutavasti sai seetõttu ka selgeks, mis täpselt siin kõige rohkem küsimusi tekitab ja probleeme valmistab. Ja vastavalt sellele olen ma oma tänase koolituse slaidid ka ette valmistanud. Oma kolleegidele koolituse tegemisel läks mul aega küll nii umbes 1,5 tundi, aga kindlasti siis oli osavõtjaid vähem ja küsimusi vähem. Kui teie poolt tuleb rohkem küsimusi, võib see meile planeeritud 2 tundi lõpuks ka täis tulla. Nagu teile Monika Maripuu juba ütles, küsimused on oodatud jooksvalt, aga mina vastan neile koolituse lõpus ja see on osalt ka seotud meie tehniliste lahendustega, kus ma praegu näengi ainult oma slaide ja neid küsimusi jooksvalt siin mul kohe ette ka ei tule. Ja seetõttu ma näitan ära oma slaidid, räägin enda poolt jutu juurde ja siis vaatan, kas teie poolt on tulnud lisaküsimusi ja püüan need siis ka koolituse lõpus ära vastata. Siin siis, millest täna üldse juttu tuleb, ei hakka seda veel siin omakorda üle kordama, et sellistesse osadesse ma siis tinglikult oma koolituse jaganud olen. Kui jutt käib kinnisvaratehingutest, siis kõigepealt muidugi ongi oluline vaadata, mis üldse on kinnisasi. Ja siin tuleb tõdeda, et ainult käibemaksuseadusest ei piisa, sest kinnisasja mõiste käibemaksuseaduses omakorda viitab mitmetele teistele seadustele. See on siis laiem kui kinnisasi tsiviilseadustiku üldosa seaduses. Võib ka olla hoonestusõigus, tehnovõrk või rajatis, ehitis kui vallasasi, korteriomand ja korterihoonestusõigus. Ja kui jutt käib ehitisest, siis tuleb lisaks neile seadustele, mis olid eelmisel slaidil nimetatud, vaadata veel ka ehitusseadustikku, mis annab ehitise mõiste. Ja siin on oluline toonitada just nimelt seda, et me räägimegi ehitisest ehitusseadustiku tähenduses. Ehk siis see peab juba olema terviklik asi. Kui ehitis on veel nii pooleli, et ta ehitiseks ehitusseadustiku mõistes ei kvalifitseeru, siis käibemaksuga maksustamisel vaadatakse maatükki just nagu tühja krunti, sellist maatükki siis, kus ei ole ehitist. Aga ehitis ei pea ilmtingimata olema mingi maja või muu hoone. Ehitis võib olla ka rajatis ja kui maatükil on ka näiteks parkimisplats või kas või laste mänguväljak või ka inimtegevuse tulemusena valminud üldkasutatav tee, mitte siis looduslik tee, siis see on samuti rajatis ja kui juba on kasutusele võetud, siis see enam ei ole ehitusmaa. Sellega jõudsime nüüd järgmise mõiste juurde, mis küll nüüd on tõesti otse käibemaksuseaduses kirjas ja seda põhjusel, et ehitusmaa võõrandamine vastavalt Euroopa Liidu reeglitele peab alati olema käibemaksuga maksustatud. Ja seetõttu siis ehitusmaa mõiste on ka käibemaksuseaduses antud, millele siin tähelepanu pöörata tuleb, et kõik need jämedas türgis võid tähendavadki seda, et hakatakse algusest vaatama, kui ei ole tegemist niisuguse maatükiga, millele on ehitusõigus antud, siis vaadatakse, kas on esitatud ehitusteatis ja kui ei ole ei ehitusõigust ega ehitusteatist, aga sihtotstarve on üle 50% kas ehitusmaa või ärimaa või need koos, siis on ikkagi tegemist ehitusmaaga.
aga ehitusmaaga sel juhul, kui seal ei asu ehitisi. Mis võib ikkagi asuda, on siis tehnovõrk või tehnorajatis asjaõigusseaduse tähenduses. Ja sinna jõuan ka õige kohe, aga kõigepealt siiski veel see asi, mis on olnud ka teemaks ja ka mille kohta on küsitud. Et kui maatükil asub selline väga lagunenud hoone, mis ikkagi on veel arvel ehitisregistris ja järelevalveametnik on ka andnud ametliku seisukoha, et see ei ole ehitisteta maatükk, vaid tõesti tuleb seda lagunenud hoonet veel vaadata nagu ehitist. Siis ka maksuhaldur sellest juhindub ja ei ole vaidlustanud seda, et tegemist on ehitisega maatükiga ja kui see ehitis on kunagi vähemalt kasutuses olnud, siis sellise maatüki müük üldreeglina oleks maksuvaba ja saab vabatahtlikult maksustada siis, kui ostja on teine käibemaksukohustuslane. Kui ei ole tegemist selle hoone näol eluruumidega, sest eluruumide müüki vabatahtlikult maksustada ei saa. Aga nüüd see tehnovõrk või rajatis, kui asjaõigusseadust vaadata, seal on kirjas, et kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal, maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja rajatisi. Et siit saab juba teha järelduse, et tegemist on siis sedasorti asjadega, mis ei kuulu maatüki omanikule endale, vaid kellelegi teisele. Need võivad olla elektriliinid, mingid veetorud, kaablid, mis iganes nad siis on. Siin on sellel slaidil tegelikult ka kirjas, mis üldse tehnovõrkude, tehnorajatiste hulka kuuluvad. Kui on maatükil selline kolmandale isikule, mitte siis müüjale ega ostjale, kuuluv tehnovõrk või rajatis ja mingeid muid rajatisi ega hooneid ei ole, siis on see ikkagi ehitusmaa, kui ta vastab nendele muudele põhimõtetele, mis siin ehitusmaa mõistes kirjas, et ehitusõigus ilmselt on siis muidugi antud, kui seal midagi juba peal on. Aga igal juhul siis on käibemaksuga maksustamise mõttes tegemist ehitusmaaga, eeldades, et mingeid muid ehitisi seal ei ole. Küsitud on nii maksumaksjate poolt kui ka Maksu- ja Tolliameti nõustajate poolt, et millal tekib seoses kinnisasja müügiga käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus. Ja siin tuleb tegelikult vaadata ka raamatupidamisreegleid, mida mina ise väga hästi ei tunne, aga kellel on siis selline kinnisasja müük, siis on oluline, kas see ka raamatupidamisreeglite järgi on põhivara. Kuna käibemaksuseadus ütleb, et käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib, kui aasta algusest arvates on maksustatav käive ületanud 40 000 euro piiri, aga selle 40 000 euro hulka ei arvata põhivara võõrandamist. Millal kinnisasi on põhivara? Eeskätt on ta siis kinnisvara investeering, mis on üks põhivara alaliik. Ja siin tuleb pigem vaadata esimeses järjekorras raamatupidamise toimkonna juhendit LTJ6. Kas see konkreetne kinnisasi, mida keegi müüb, vastab kinnisvara investeeringu määratlusele just selles raamatupidamise toimkonna juhendis. Kui ta ei vasta sellele määratlusele, siis ka maksuhaldur ütleb, et ei ole tegemist põhivara võõrandamisega ja kui koos selle müügitehinguga läheb maksustatav käive üle 40 000, siis tekib ka registreerimiskohustus. Käibe tekkimise koha puhul ei ole siin väga palju rääkida, sest võõrandamistehingu käive kindlasti tekib selles riigis, kus asub see kinnisasi, mida võõrandatakse, kuna lähetada kinnisasja loomulikult ju ei ole võimalik
järelikult saab rääkida ainult selle kättesaadavaks tegemisest ja kauba võõrandamistehingu puhul alati siis käive tekib riigis, kus on see kaup kas lähetamise või ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise ajal. Kinnisasja puhul siis kindlasti kättesaadavaks tegemine. Ja Eestis tekib käive siis, kui võõrandatakse Eestis asuvat kinnisasja. Kui võõrandab Eesti käibemaksukohustuslane mõnes teises riigis asuva kinnisasja, siis Eesti käibemaksuseaduse reguleerimisalast selline müügitehing jääb üldse välja. Käibe tekkimise koht ongi riigis, kus on see kinnisasi. Eestis seda ei maksustata ka mitte nullmääraga ja Eestis esitatavas käibedeklaratsioonis üldse ei deklareerita. Kinnisasjaga seotud teenuste käibe tekkimise koht. Siin on üks erireegel, et ei vaadata seda, kas teenuse saaja on maksukohustuslane või mitte, vaid kinnisasjaga seotud teenuste käive tekib alati kinnisasja asukohariigis. Ükskõik, kes on teenuse osutaja ja ükskõik, kes on teenuse saaja. Nii et ka näiteks see mitte väga haruldane olukord, kus Eesti ettevõtja ehitab Soomes mingit maja või mida iganes tema seal siis ehitab ja ta on võtnud Eestist ka alltöövõtja, kes tegelikult seal suure hulga töid ära teeb. Ka selle alltöövõtja jaoks käive tekib Soomes, mitte Eestis, kuigi tema tehingupartner on teine Eesti käibemaksukohustuslane. Ja kui see peatöövõtja ei ole Soomes käibemaksukohustuslane, siis võib hoopis alltöövõtjal tekkida kohustus võtta ennast Soomes käibemaksukohustuslaseks. Euroopa Liidu käibemaksudirektiiv annab ette küll üldised põhimõtted ainult, aga sellel direktiivil on ka rakendusmäärus ja määrustega on nii, et need on otse kohalduvad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kaasa arvatud direktiivi rakendusmäärused. Ning selles käibemaksudirektiivi rakendusmääruses on ka kinnisasjaga seotud teenuste loetelu, mis ei ole küll päris ammendav, aga põhiline on seal kõik kirjas. Kellel mõne tehingu puhul tekib küsimus, kas see on nüüd kinnisasjaga seotud teenus või mitte, siis soovitaks minna vaatamagi seda Euroopa Liidu Nõukogu rakendusmäärust ja konkreetselt siis seda artiklit 31a, kus on kirjas kinnisasjaga seotud teenused ja ka see, mis kindlasti ei ole kinnisasjaga seotud teenus. Ning põhiliste kinnisasjaga seotud teenuste loetelu on tõesti ka Maksu- ja Tolliameti veebilehel, aga pikemalt leiate seda siis direktiivi rakendusmäärusest. Käibe tekkimise aeg. Siin ei ole mingisugust erisust, kuna kinnisasja müügitehingute puhul kaubaühenduse sisest käivet ei saa tekkida, sest neid ei lähetata Eestist mitte kuskile, kui nad siin algul ka asuvad. Seega üldine põhimõte, kas siis kinnisasja võõrandamistehingu puhul selle ostjale kättesaadavaks tegemise või kinnisasja eest ettemaksu laekumise päev ja teenuse puhul siis teenuse osutamise või teenuse eest ettemaksu laekumise päev. Ettemaks tähendab siis seda, et saadakse raha kas osaliselt või täielikult juba enne, kui on võõrandamistehing toimunud või teenus osutatud ja siis tekib käive alati laekunud summa ulatuses ja see laekunud summa loetakse juba käibemaksu sisaldavaks, kui ei ole tegemist maksuvaba käibe või nullmääraga käibega. Kaupade puhul tekibki käive otse loomulikult sellel päeval, kui siis on see kinnisasi võõrandatud selles mõttes, et omandiõigus üle läinud ostjale, aga teenust võidakse osutada ka pika aja jooksul, kui on näiteks ehitus, remonditeenused või ka regulaarselt pikema aja jooksul renditeenust. Ja siin on siis
need reeglid, mis on sellel slaidil kirjas. Pika aja jooksul osutatud teenus, pikema kui siis ühe maksustamisperioodi jooksul osutatud teenus loetakse osutatuks ja siis ka kättesaaduks sellel perioodil, kui selle osutamine lõpeb. Ja kui näiteks kinnisasja renditeenust osutatakse regulaarselt samale ostjale, siis tekib käive selle perioodi viimasel kuul, mille kohta on väljastatud siis arve või mille jooksul saadud teenuste eest tasumine on kokku lepitud. Ja näiteks kui üürenditeenuste kohta on eelnevalt kokku lepitud, et arveid tehakse kord kvartalis või kord poole aasta jooksul, siis samamoodi tekib ka käive, kui enne seda ei saada raha ettemaksuna. Aga on veel üks reegel selles samas paragrahv 11 lõikes 4, millega tuleb arvestada, et ka sellise pika aja jooksul osutatava või regulaarselt osutatava teenuse käivet vähemalt üks kord 12 kuu jooksul tuleb deklareerida ja maksustada, kui ka selle aja jooksul ei ole arveid esitatud ega teenuse osutamist lõpetatud ega raha saadud. Esimene 12 kuu periood lõpeb siis teenuse osutamise alustamisest 12 kuu möödudes ja edasi siis juba eelmisest deklareerimisest ja maksustamisest 12 kuu möödumisel, kui vahepeal ei ole väljastatud arveid ega lõpetatud teenuse osutamist ega saadud raha. Aga nagu öeldud, ettemaksu laekumisel laekunud summa ulatuses juba käive tekib ja siis seda 12 kuu reeglit enam ei pea vaatama. Sellised teenused, mille puhul tööd antakse üle üleandmisvastuvõtuaktiga, enamasti siis ehitusteenused ja remonditeenused. Nende kohta on palju küsitud nii käibe tekkimise aja kui sisendkäibemaksu mahaarvamise aja kohta. Ja vastus on, et siin me oleme võtnud ka Rahandusministeeriumiga kooskõlastades seisukoha, et teenust tuleks lugeda lõplikult osutatuks sellel kuul, kui tellija on need teostatud tööd vastu võtnud oma allkirjaga või kuidas siis see vastuvõtmine on kokku lepitud. Sest et kuni tellija kontrollib, kas kõik on kokku lepitud viisil tehtud ja kui ta leiab puudusi, siis need puudused tuleb ju kõrvaldada, mis tähendab, et teenuse osutamine tegelikult jätkub. Kui ka puudusi ei leita, ikkagi on tellija vajanud aega, et kõik üle kontrollida ja seepärast on üldine põhimõte siin, et käibe tekkimise ajaks on see kuu, kui tööd tellija poolt vastu võetakse. Kui tehingu osapooled on omavahel kokku leppinud, et kõik on tegelikult ju nõuete kohaselt tehtud, lihtsalt võib-olla tehnilistel põhjustel see tööde vastuvõtmine nihkub järgmisesse kuusse ja otsustatakse, et käive deklareeritakse ja sisendkäibemaks deklareeritakse sellel kuul, kui tööd tegelikult lõpetati, siis me aktsepteerime seda küll, aga siis peavad mõlemad ikkagi samal kuul seda ka tõesti tegema. Et sellise olukorraga maksuhaldur ikkagi nõus ei ole, kus tellija arvab sisendkäibemaksu maha varem, kui teenuse osutaja deklareerib käibe. Nii et siin peab ikkagi omavahel kindlalt kokku leppima, millisel kuul siis deklareeritakse. Ja nagu me oleme aru saanud, on ka väga levinud praktika selline, kus mingisugune osa kogu teenuse hinnast jäetakse nii-öelda garantiisummaks, mille tellija tasub pärast kõigi tööde lõpetamist ja enamasti on see vist 10% kogu tööde maksumusest, siis siin on meie selge seisukoht, et see on maksetingimus, mis ei vähenda tekkinud käibe maksustatavat väärtust. Need tööd, mis on teostatud ja vastu võetud,
käibemaks tuleb arvestada ikkagi 100% nende tööde maksumuselt, mitte 90%. See, et mingi osa summast tasutakse hiljem, ongi tõesti lihtsalt maksetingimus, mis ei muuda maksustatavat väärtust ja käibe tekkimise aega. Maksustatav väärtus üldreeglina ongi ikka kauba või teenuse tegelik müügihind, mis siis müüjale makstakse kas ostja poolt või ka ostja ja kolmanda isiku kokkuleppel kolmanda isiku poolt, nii võib ka olla. See ei muuda põhimõtteliselt midagi. Ja käibemaksu muidugi siis käibemaksuga ei maksustata. Ehk siis maksustatav väärtus on alati käibemaksuta summa. Nüüd siis konkreetselt kinnisasja võõrandamistehingute maksustamisest. Võib ju öelda, et üldreeglina on kinnisasja võõrandamine maksuvaba, aga siin on tegelikult 3 erandit, mis kõik on suhteliselt tavalised. Kui müüakse ehitis koos selle aluse maaga enne selle ehitise esmast kasutusele võttu, siis on see tehing kohustuslikus korras 20% käibemaksuga. Kui võõrandatakse ehitusmaa, mis see oli, sellest oli juttu, ilma ehitisteta maatükk, millele on antud ehitusõigus või mille kohta on esitatud ehitusteatis või kui kumbagi ei ole, siis sihtotstarve üle 50% elamumaa või ärimaa või need koos. Ja on veel üks variant, kus on kohustuslik 20% määraga maksustamine, kui müüakse oluliselt parendatud ehitis või ehitise osa enne parendamisele järgnevat taaskasutusele võttu. Ja oluline parendamine tähendab, et parendamisega seotud kulud on vähemalt 10% võrra suuremad ehitise või selle osa soetusmaksumusest enne parendamist ja vaadatakse seejuures ainult ehitist ennast ilma selle aluse maata. Kas on selle ehitise enda soetusmaksumus ja parenduskulud siis määratud eksperthinnanguga, no parenduskulud, kui on vaja eksperthinnangut. Või kuidagi teisiti, sõltub konkreetsest olukorrast, võib võtta ka maa maksustamishinna aluseks ja öelda, et kõik muu on ehitise soetusmaksumus. Ja kui on nii-öelda piiripealne olukord ja see on oluline kindlasti määrata see täpselt, sest sellest sõltub, kas müük toimub käibemaksuga või käibemaksuta. Sest kui müüakse eluruum, mis on juba kasutusele võetud, siis tuleb see kindlasti jätta maksuvabaks see müügitehing, ei ole ka vabatahtliku maksustamise võimalust. Aga selleks, et siis määrata seda 110% piiri, alati võetakse nii need parendamisega seotud kulud ilma käibemaksuta ja seda teeb ka ettevõtja, kellel veel ei ole käibemaksukohustuslase numbrit, aga võib-olla see müügitehingu tõttu tuleb võtta, ka tema arvestab samamoodi nii soetusmaksumust kui parendamiskulusid ilma käibemaksuta summadena. Päris palju on küsitud maksumaksjate poolt, et mis toimub siis, kui näiteks pööningule ehitatakse nüüd korterid. Siis me ütleme, et tegemist on ikkagi selle nii-öelda 110% juhtumiga, kuna seda pööningut on juba kasutatud, kuigi mitte eluruumidena. Siis räägime ikkagi sellest, kas siis on tegemist olulise parendamisega või mitte olulise parendamisega, ehk tuleb mängu see 110% piir. Ja siin tuleb jällegi juhinduda raamatupidamisreeglitest ja raamatupidamise toimkonna juhenditest, mis on siis selle pööningukorteri soetusmaksumus ja parenduskulud, millises summas
need siis tuleb omavahel võrrelda. Et see ei ole siis uute korteriomandite võõrandamine, mis alati oleks kindlasti 20% määraga käive, vaid siin tuleb mängu see oluline parendamine ja 110% reegel. Käibemaksuseaduses on paragrahv 41 prim, mis räägib teatud kaubamüügitehingute puhul siseriiklikust pöördmaksustamisest. Ehk siis müüja asemel on käibemaksu arvutamise ja maksmise kohustus pandud ostjale. Tegelikult pigem küll ainult maksmise kohustus, sest müüja peab ikkagi väljastama arve, kus on näidatud ka käibemaksusumma ja lisama sellele viite pöördmaksustamisele. Kinnisvaratehingute puhul siseriikliku pöördmaksustamise alla lähevad sellised võõrandamistehingud, kus müüakse kinnisasi, mis on vabatahtlikult maksustatud. Vabatahtlikult maksustada saab muidu maksuvaba kinnisasja müüki siis, kui selle sisu ei ole eluruumide võõrandamine. Kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatud kinnisasja võõrandamistehingu puhul peabki müüja ise arvestama ja maksma käibemaksu. Seda kohustust siis ei saa panna ostjale, vaid seaduses on kirjas, et see kehtib ainult vabatahtlikult maksustatud kinnisasjade võõrandamise korral. Ja muidugi siis, kui müüja ja ostja mõlemad on Eestis käibemaksu kohustuslased. Siseriiklikku pöördmaksustamist ei rakendata kinnisasja üüri- ja renditehingute vabatahtliku maksustamise korral, vaid siis ainult võõrandamistehingute puhul. Ja siin ei vaadata ka tavalist käibe tekkimise aja reeglit, vaid siin müüja ja ostja mõlemad kajastavad selle tehingu selle kuu käibedeklaratsioonis, millal ostjale arve väljastati. Ja müüja niisugusel juhul näitab müügitehingu käibedeklaratsioonis ainult informatiivsel real 9 ning ostja kajastab selle nagu pöördmaksustamise ikka, kuid siin on siis need informatiivsed read, mis tuleb täita 7 ja 7.1. Ja 7.1 ongi spetsiaalne informatiivne rida siseriiklikult pöördmaksustatud tehingute maksustatava väärtuse märkimiseks. KMD Infi puhul ka mõned näpunäited, kus on olnud vigu, et teie tänasest veebiseminarist osavõtjad saaksite neid vigu vältida. Müüja, täites KMD Infi A osa, ei täida seda veergu, kuhu märgitakse käibedeklaratsioonil kajastatud maksustatav väärtus, kuna müüja käibedeklaratsiooni real 1 mitte midagi sellise tehingu puhul ei kajasta. Kui ta seda teeks, siis tuleks näidata real 4 ka sellelt summalt arvestatud käibemaks, aga kuna müüjal ei ole siin maksmise kohustust, siis ei saa ta panna maksustatavat väärtust ka real 1, vaid ta paneb selle käibedeklaratsioonil real 9 ja seetõttu KMD Inf A osas ei täida seda veergu, kuhu kirjutatakse KMD real 1 või 2 kajastatud summa. Ostja peab silmas pidama, et kuigi temal on käibemaksu maksmise kohustus, KMD Infil näitab ta selle tehingu ainult B osas, mitte nii A osas kui ka B osas. Tema ei ole iseendale müüja, tema on ikkagi tõesti ainult ostja, kellele on müüja asemel pandud käibemaksu maksmise kohustus. Nii et ostja deklareerib sellise tehingu ainult B osas ja mõlemad, nii müüja kui ostja, kasutavad siin erisuse koodi sellise siseriiklikult maksustatud kinnisvaratehingu arve deklareerimisel. Müüja jaoks erisuse kood on 02 ja ostja jaoks 12. Ja nagu eespool juba tegelikult öeldud sai, siia slaidile on see nüüd ka kirja pandud, vabatahtlikult maksustatud üüri- või renditeenust ei
saa siseriiklikult pöördmaksustada, vaid siin on ikkagi maksmise kohustus teenuse osutajal. Ja 2 siseriikliku pöördmaksustamise näidet ka. Esimene müüja seisukohast ja teine ostja seisukohast. Et oleks näha, et tõesti niimoodi neid lahteid täidetakse, nagu eespool näidatud sai. Esimene oli siis müüja seisukohast, kus käibemaksuta hind oli 10 000, tema kirjutab selle lahtisse 9. Teise näite puhul siis ostja poole pealt. Eeldame, et ta ostis selle kinnisasja oma maksustatava käibe jaoks. Kui ta ostis kohe edasimüügiks, siis märgib ta sisendkäibemaksu ainult lahtisse 5. Aga kui põhivarana või kinnisvara investeeringuna, siis sama summaga lahtisse 5.2. Ja informatiivsed lahtid, nagu öeldud, siseriikliku pöördmaksustamise puhul 7 ja 7.1. 2 lahtlit, 7.1 ongi siis spetsiaalselt siseriikliku pöördmaksustamise jaoks. Ja lahter 7 on siis üldine informatiivne lahter, kuhu lähevad ka rahvusvahelised pöördmaksustamised, mis siis on midagi muud kui kaubaühenduse sisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt teenuse saamine. Näiteks ka kolmnurktehingus kauba soetamine läheb lahtisse 7 või Euroopa Liidu välise riigi ettevõtjalt teenuse saamine. Ja kinnisasjaga seotud teenuste maksustamise puhul võiks ju ka öelda, et üldreeglina on üürile või rendile andmine maksuvaba, aga siin on ka oma erandid, mis on sellel slaidil kirjas. Saate ise neid lugeda, üle ei hakka kordama. Ja nüüd siis üleüldiselt vabatahtlikust maksustamisest. Kinnisvaratehingute puhul saab vabatahtlikult maksustada nii maksuvaba kinnisasja võõrandamist kui maksuvaba kinnisasja üürile või rendile andmist, juhul kui ei ole võõrandamise või üüri või renditehingu objektiks eluruum, elumaja või siis ka näiteks korteriomand kortermajas, aga igal juhul eluruum. Ja eluruumi mõiste on võlaõigusseaduses, samuti nagu äriruumi mõiste, kuid vaatame siiski seda, kuidas näiteks, kui on tegemist korteriomandiga, on seda tegelikult kasutatud või kasutama hakatakse. Siin on ka üks Eesti Riigikohtu lahend, mille numbri te sellelt slaidilt leiate. Ja siin oli teema siis selles, et anti korteriomand, mida ei olnud eluruumina kasutatud, üürile teisele ettevõtjale, kes hakkas seal osutama majutusteenust 9% käibemaksumääraga, mitte ei andnud eluruumina üürile. Ja kohus otsustas, et niisugusel juhul põhimõtteliselt on üürile andjal vabatahtliku maksustamise õigus olemas. Maksuhalduril on õigus nõuda temalt tõendeid, mis tõendavad selle korteriomandi kasutamist tegelikult äriruumina, mitte eluruumina. Ja kui need tõendid on esitatud, siis maksuhaldur hindab neid tõendeid ja kui need tõendid tõesti tõendavad ära, et ei ole eluruumina kasutatud, siis ka see vabatahtliku maksustamise õigus ikkagi on. Käibemaksuseadus ütleb, et vabatahtlikust maksustamisest tuleb ka enne tehingu toimumist Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitada. Me oleme varem öelnud seda, et kui see teavitamine toimub ka tehingu toimumise kuul, ei ole ka midagi ja praegu me ütleme, et tegelikult on see üldse suhteliselt formaalne nõue. Kunagi on seda vaadatud ka rangemalt. On isegi üks Euroopa Kohtu lahend, kus leiti, et siseriiklikult võib kehtestada selle väga range nõudena ja kui seda teavitust ei ole tehtud, siis öelda, et tehing oli maksuvaba ja kõik. Meie võtame ikkagi asja nii, et kui ei ole maksuhaldur mingit maksupettust tuvastanud,
Siis, kui lihtsalt on jäänud teavitus tegemata, aga tegelikult on tehingu mõlemad osapooled käitunud nii, nagu oleks teavitatud ja müüja on selle arvestatud ja deklareeritud käibemaksuga tegelikult Maksu- ja Tolliametile ära maksnud, siis me oleme ikkagi liberaalsed ja ei ütle, et see tehing peab jääma maksuvabaks, aga soovitav on siiski seda teavitust mitte ära unustada. Ja kui seda ei ole tehtud ka õigel ajal, siis teha vähemalt tagantjärgi, et ei tekiks probleeme. Paragrahv 16 käibemaksuseaduses, mis räägib maksuvabast käibest, seal on ka lõige 4, mis ütleb, et kui mõni teenus on otsustatud vabatahtlikult käibemaksuga maksustada, siis muutub see vabatahtlik maksustamine juba 2 aasta jooksul kohustuslikuks. Ja kui 2 aastat maksustamist on täis, siis võib sellest jälle loobuda soovi korral. Aga loomulikult ei pea loobuma. Ja mida täpselt siis vabatahtlikult maksustatakse, seda peab see teatis, kui see ikkagi on esitatud ja tegelikult ju me siiski soovitame selle esitada. See teatis peab siis näitama ja kui ka ühes kortermajas näiteks mõni korteriomand soovitakse üürile anda maksuvabalt ja mõni äriruumina käibemaksuga, siis on ka see võimalus vabatahtliku maksustamise puhul peab siis olema tõendatav tõesti, et ei ole eluruumina kasutatud ega ei hakata kasutama. Aga kui kinnisasja asi võõrandatakse, siis siin tuleb vabatahtlikust maksustamisest teavitada iga tehingu puhul eraldi, siin ei ole mingit 2 aasta reeglit. Ja miks seda üldse tehakse, on olnud küll pigem Maksu- ja Tolliameti enda inimeste küsimus, aga eks maksumaksjad ka püüavad oma käibemaksukohustust kindlasti optimeerida. Ja üks võimalus seda teha on tõesti see, et kuna kinnisasja üüri- ja renditeenuste maksuvaba käive läheb arvesse sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni arvutamisel, erinevalt kinnisasja võõrandamistehingutest, on need siis põhivarana võõrandamised või juhusliku iseloomuga kaubana võõrandamised, siis selleks, et üldkuludelt oleks võimalik ikka 100% sisendkäibemaks maha arvata, ilmselt nii mõnigi kord äriruumide üürile või rendile andmisel kasutatakse vabatahtliku maksustamise võimalust ja enamasti seda ilmselt siis tehakse, et vältida sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni nõuet. Ja mõned näited ka sellest, kuidas maksustada ja deklareerida kinnisasjaga seotud teenuseid. Esimene näide on siis tõesti äriruumide rendile andmine, ka tõesti äriruumina kasutamiseks vabatahtlikult maksustatuna. Siin nagu öeldud, siseriiklikku pöördmaksustamist ei ole. See tähendab, et rendile andja maksustatava väärtuse kajastab käibedeklaratsiooni lahtis 1 ja sellelt arvutatud käibemaksu 20% määraga lahtis 4. Teine näide on selline huvitav, et kui seesama tegelikult näide, mis juba oli toodud, et on alltöövõtja ja peatöövõtja ja ehitusobjekt Soomes, see alltöövõtja, kui tema teeb nüüd arve peatöövõtjale, kes on samuti Eesti maksukohustuslane, ja kui temal ei ole tekkinud Soomes käibemaksukohustusi, siis tema jaoks on tegemist teenusega, mille käive ei teki Eestis. Teenus, mille käive ei teki Eestis, on nullmääraga käive. Siin tuleb sisse erinevus kaupade võõrandamisest. Kui kauba võõrandamistehingu käive ei teki Eestis, seda Eestis üldse ei deklareerita ega maksustata. Kui osutatud teenuse käive ei teki Eestis, siis üldise põhimõtte järgi see ikkagi deklareeritakse nagu nullmääraga käive, käibedeklaratsiooni lahtis 3.
kindlasti 3, mõne teenuse puhul ka 3.1. 3.1 siis, kui rakendub see nii-öelda põhireegel ehk teenuse saaja on teise liikmesriigi käibemaksukohustuslane, kes peab selle oma liikmesriigis pöördmaksustama ja ei ole sellist teenust eraldi kusagil nimetatud erireeglite hulgas. Kui aga teises liikmesriigis, kus seda teenust osutatakse või võib-olla ka Euroopa Liidu välises riigis, on teenuse osutajal juba käibemaksunumber, ta maksustab selle teenuse kohaliku käibemaksuga ja selles välisriigis sellega deklareerib, siis on tegelikult käibemaksuseaduses säte, et sama teenust veel teist korda Eestis nullmääraga käibena ei deklareerita. Üks pöördmaksustamise näide on ka, kui tellitakse selle näite puhul siis Venemaa firmalt ühe Eestis asuma hakkava hoone projekt. Kui on tegemist konkreetse kinnisvaraobjekti projekteerimisega, on see samuti kinnisasjaga seotud teenus. Tüüpprojektid ei ole kinnisasjaga seotud teenus, aga just konkreetse objekti projekteerimine. Ja siin toimub siis pöördmaksustamine. Kuna teenus saadakse Euroopa Liidu välise riigi ettevõtjalt, siis see informatiivne lahter, kuhu kirjutatakse teenuse käibemaksuta hind, on 7, mitte 6. Lisaks sellele teenuse hind ka lahtisse 1, sellelt arvutatud käibemaks lahtisse 4 maksmisele kuuluva käibemaksuna ja eeldades, et projekteeritakse tootmishoonet, kus hakkab toimuma maksustatava käibe tekitamine, siis saab sama käibemaksusumma ka lahtlis 5 sisendkäibemaksuna maha arvata. Kommunaalkulude kohta ilmselt ei ole enam erilisi probleeme, et need saab ikkagi müüa edasi maksustatava käibena üürnikule või rentnikule ja ise sisendkäibemaksu maha arvata. Kui seda ei soovita teha, on võimalik panna kommunaalkulud ka üürihinna sisse, sisendkäibemaksu mitte maha arvata. Või kui saab öelda, et see kulu on tehtud üürniku või rentniku arvel, tema nimel ja arvel või tema eest, võib talle esitada ka ilma käibemaksuta kulu hüvitamise nõude. Sel juhul sisendkäibemaksu samuti maha ei arvata. Tehakse see arve edasi täpselt samas summas nagu saadi. Ja siis on veel eraldi tingimus, et see üürnikult või rentnikult kulu hüvitisena saadud summa tuleb raamatupidamises näidata vahekontol. Aga mida on päris palju küsitud, on äriruumide üürilepingu tagatisraha. Eluruumide üürilepingu tagatisraha kohta on võlaõigusseaduses väga täpsed sätted, kuidas seda tuleb hoida ja hoiustada ja sellest me ka lähtume siis. Äriruumide üürilepingu tagatisraha kohta midagi nii konkreetset ei ole ja seetõttu siin me ütleme, et seda tuleb hoida oma vahenditest eraldi või muudest vahenditest eraldi raamatupidamislikult. Ehk siis deposiitkontol. Et ta ei pea olema täiesti eraldi pangaarvel, aga raamatupidamislikult, kui on eraldi hoitud äriruumi üürilepingu tagatisraha, siis tõesti saab seda lugeda tagatisrahaks, mitte ettemaksuks, mis tuleb kohe laekumisel maksustada. Et sellega saab siis arvestada. Ja enne kui lähen edasi sisendkäibemaksu teema juurde, oma Maksu- ja Tolliameti kolleegidele oligi mul koolitus jagatud 2 päeva peale, aga tegelikult tuli see kokku ikkagi ainult umbes 1,5 tundi. Aga teeme väikese, ütleme 5-minutilise pausi ja siis jätkan sisendkäibemaksu teemaga. Usun, et ehk on kõik jõudnud tagasi arvutite juurde. Jätkame tänase koolitusega. Ja nüüd siis kinnisasjaga seotud sisendkäibemaksu mahaarvamisest ja korrigeerimisest. Kõigepealt, nagu te siit slaidilt näete, tuleb vahet teha kinnisasjaga seotud jooksvate kulude sisendkäibemaksul ja sellel sisendkäibemaksul, mis on siis seotud
kas kinnisasja enda soetamisega või selle tarbeks tehtud sellise kuluga, mis läheb raamatupidamisarvestuses kinnisasja soetusmaksumusele juurde. Jooksvate kulude puhul vaadatakse üldist maksustatava käibe ja kogukäibe osatähtsust, juhul kui on ka mingit maksuvaba käivet muidugi. Ja arvatakse nad maha muidugi kulu tegemise aastal ja kui on vaja siin korrigeerida, siis ainult kulu tegemise aasta lõpus detsembri käibedeklaratsioonis ja rohkem siin midagi ei toimu. Kui aga on tegemist kinnisasja soetamisega või kinnisasja tarbeks sellise kauba või teenuse soetamisega, mille kulu raamatupidamisarvestuses lisatakse kinnisasja soetusmaksumusele, siis selle edasisendkäibemaksu kõigepealt mahaarvamine ei toimu mitte üldise proportsiooniga, vaid vastavalt just nimelt selle kinnisasja maksustatava käibe tarbeks kasutamise eeldatava osatähtsusega. Ja siin toimub korrigeerimine 10 aasta jooksul ja igal aastal vaadatakse siis 1/10 sisendkäibemaksu, kas siis on vaja korrigeerida või mitte. Oleneb jälle, kas üldse maksuvaba käivet on. Väga palju on küsitud, kuidas on sisendkäibemaksu mahaarvamisega korteri omandi soetamisel. Korteri omand põhimõtteliselt peaks olema eluruum ja sellisena ka kasutatav. Kui seda ei osteta uuena kohe ka uuena edasimüümiseks, siis peab olema väga selgelt tõendatav, et seda tõesti hakatakse kasutama maksustatava käibe teostamisel, kas siis ütleme külaliskorterina majutusteenuse osutamiseks või ka hoopis kontoripinnana ja kindlasti mitte eluruumina. Kuidas tõendada tõesti sõltub konkreetsest olukorrast, et kui ikkagi väga selge selle kasutus ei ole, siis on üldpõhimõte, et ostmisel kohe ei saa sisendkäibemaksu maha arvata ja kui see korteri omand ikkagi võetakse maksustatava käibe jaoks kasutusele, on siis seda sisendkäibemaksu võimalik hiljem maha arvata osade kaupa korrigeerimisreeglite alusel. Ehk siis mitte küll rohkem kui 1/10 aastas, kui konkreetsel aastal on seda kasutatud ainult maksustatava käibe jaoks. Ja korrigeerimise kohta siis nii palju, et kui on siis tegemist tõesti kuludega, mis lähevad kinnisasja soetusmaksumusse, siis on ka aluseks mitte üldine maksustatava käibe ja kogukäibe suhe, vaid ikkagi just nimelt selle kinnisasja maksustatava käibe jaoks kasutamine konkreetsel kalendriaastal. Ja jooksvate kulude puhul on siis tõesti üldine maksustatava käibe ja kogukäibe suhe, kui seda üldse peab kasutama, ehk kui üldse on mingit maksuvaba käivet. Ja siin siis need üldised põhimõtted. Ja üks oluline asi on teada on see, et kui tehakse mingi selline kulu, mis siis hiljem lisatakse kinnisasja soetusmaksumusele, mingi suurem remont näiteks või midagi sarnast, siis korrigeerimisperiood algab sellel kalendriaastal, kui see konkreetne kulu raamatupidamises soetusmaksumusele lisatakse. Kinnisasja enda soetamisel algab korrigeerimisperiood siis sellel aastal, kui see kinnisasi võetakse raamatupidamises arvele kasutusel oleva põhivarana. Kinnisvara investeering on siis ka põhivara, nii raamatupidamislikult kui käibemaksuseaduse rakendamisel. Ja see tähendab, et erinevate kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu korrigeerimisperioodid võivadki alata ja lõppeda erinevatel kalendriaastatel. Kui korrigeerimise tulemusena tuleb maksta käibemaksu juurde, siis see juurde makstav summa kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtis 10 ja kui saab veel maha arvata, siis lahtis 11.
ja enamasti toimub see korrigeerimine nii jooksvate kulude kui soetusmaksumusele lisatud kulude puhul aasta lõpus detsembri käibedeklaratsioonis. Ainult võõrandamistehingu puhul viimane korrigeerimine võõrandamise kuu käibedeklaratsioonis, kuid selle juurde ma kohe jõuan. Enne veel üks teema, mille kohta on palju küsitud ja kus me oleme ka Rahandusministeeriumi seisukohta küsinud isegi rohkem kui ühel korral. Ja see seisukoht on tegelikult olnud kogu aeg sama ja seetõttu ka maksuhaldur sellest lähtub. Ja nimelt, et kui alguses kohe soetamise aastal ja võib-olla veel mõnel järgmisel aastal ei võetagi kinnisasja veel üldse kasutusele, seisab näiteks müügiootel, võib-olla lõpuks renditakse, üüritakse välja või siis õnnestub ikkagi müüa, siis need nii-öelda tühjad aastad, kui veel mitte kuidagimoodi ei kasutatud seda kinnisasja, kui siis lõpuks see kasutusele võetakse, kas maksustatava või maksuvaba käibe jaoks, siis ka neid tühjasid aastaid vaadatakse niimoodi, nagu seda kõige esimest aastat, kui kinnisasja üldse kasutama hakatakse. Aga ei minda siis tagantjärgi enam korrigeerima midagi, vaid see esimene korrigeerimine tehakse siis mitme aasta kohta korraga. Kui näiteks ühe aasta seisis tühjalt, võib-olla ka detsembris alles osteti ja detsembris kohe kasutusele ei võetud, siis järgmisel aastal korrigeeritakse korraga 20% sisendkäibemaksust. Aga nüüd siis see võõrandamise teema. Ja siin on tegelikult selline kirvereegel, mida mingil hetkel oli vist plaanis ka muuta, aga muutmata ta lõpuks jäi. Nimelt, et kui siis kinnisasi müüakse enne sisendkäibemaksu korrigeerimisperioodi lõppu, siis kui see müüakse käibemaksuga, siis kogu alles jäänud korrigeerimisperioodi, kaasa arvatud võõrandamise aasta kohe alates 1. jaanuarist, kogu seda perioodi vaadatakse, nagu oleks see kinnisasi olnud kasutuses ainult maksustatava käibe jaoks. Ja kui müüakse kinnisasi maksuvabalt, siis kogu alles jäänud korrigeerimisperioodi, kaasa arvatud võõrandamise aasta 1. jaanuarist alates, vaadatakse, nagu seda oleks kasutatud ainult maksuvaba käibe jaoks. Et oli mingil hetkel see mõte, et võib-olla loogilisem ja õiglasem oleks võõrandamise aastat vaadata nii, et kuni võõrandamise kuuni ikka tegelik kasutus ja sealt edasi siis selle reegli järgi. Aga siiamaani on see jäänud selline reegel, nagu siit slaidilt te loete, et ükskõik kuidas kinnisasja võõrandamise aastal kuni võõrandamiseni tegelikult kasutati, kogu seda võõrandamise aastat vaadatakse kas ainult maksustatava või ainult maksuvaba käibe jaoks kasutamisena, sõltuvalt sellest, kas müüdi käibemaksuga või maksuvabalt. Ja sisendkäibemaksu korrigeerimise kohta mõned näited ka. Esimene näide on siis selline, kus osteti üks hoonestamata krunt. Ja siin oli siis eeldus, et 50% maksustatava ja 50% maksuvaba käibe jaoks. Kuidas iganes seda siis kasutati, mõeldud oli võib-olla siis üürile või rendile anda. Ja seetõttu soetamise kuul arvatigi sisendkäibemaks maha 50% ulatuses. Ja nüüd soetamise aasta lõpus selgus, et sellel aastal tegelikult kasutati maksustatava käibe jaoks 60% ulatuses. Ehk siis veel sellest esimesest 1/10 10% on võimalik võtta. Ehk siis selle esimese aasta eest tegelikult oli võimalik maha arvata mitte 50, vaid 60% sisendkäibemaksust ja just nimelt sellest 1/10 60%. Ehk siis saab veel täiendavalt lahtlisse 10 kirjutada see maha arvamata osa. Teine näide oli siis, kus üks laohoone osteti juba kasutatuna ilma käibemaksuta, müüdi ka ilma käibemaksuta,
aga vahepeal oli tehtud seal parendusi, kust oli sisendkäibemaks maha arvatud, sest otse loomulikult laohoonet kasutati maksustatava käibe huvides. Et see muidugi ei pruugi olla väga eluline näide, sest vaevalt, et keegi tegelikult tahab siin hakata maha arvatud sisendkäibemaksu tagasi maksma. Pigem see laohoone müük vabatahtlikult maksustatakse, eeldades, et ostja on teine ettevõtja ja käibemaksukohustuslane. Aga lihtsalt, et selgitada korrigeerimisreegleid, siis on toodud siin selline näide. Et niisugusel juhul muidugi ostuhinda ennast pole siin midagi korrigeerida, sest nagunii seal ei olnud sisendkäibemaksu, aga need parendused, mis tehti aasta hiljem, mitte 2012, vaid 2013 aastal. Ja kui nüüd aastal 2018 müüdi, siis see tähendab, et 2013 oli korrigeerimisperioodi esimene aasta ja 2018 on 6. aasta. Ehk väga selline lihtne näide toodud, kus pool maha arvatud sisendkäibemaksust tuleb tagasi maksta, aga et lihtsalt selgitada, kuidas see siis põhimõtteliselt toimib, see korrigeerimisreegel. Ja siin ta toimibki selliselt, et võõrandamise aasta kaasa arvatud 5 aastat 10 loetakse, nagu oleks seda laohoonet kasutatud ainult maksuvaba käibe jaoks, kuna võõrandati maksuvabalt ja kuna maha arvati sisendkäibemaks nendelt parenduskuludelt 100% ulatuses, siis tegelikult 5 aasta eest oli õigus seda maha arvata 50% ulatuses ja see tuleb siis maksta tagasi, deklareerida käibedeklaratsiooni real 10 ja ostuhind ise real 8 maksuvaba käibena, kuna selle näite puhul müüdi maksuvabalt, mis nagu öeldud, ilmselt ei ole väga eluline. Aga see ongi kõik, mida ma oskasin teile ise rääkida kinnisvaratehingute maksustamisest. Saate lugeda veel eraldi artiklit kinnisvaratehingute maksustamise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehelt ning seal, kus on käibemaksuseaduse rakendamise selgitused, on siis 3 alapunkti, mida tasub lugeda: maksuvaba käive, käibemaksusumma arvutamine ja tasumine ja ka siis siseriikliku pöördmaksustamise erikord. Tänan teid kõiki kuulamast, nüüd lõpetan ma oma slaidide jagamise siis ära. Ja vaatan, kes mida siis on mulle kirjutanud. Nii, millistel juhtudel saab olla elamumaa ja ärimaa koos? Kas selliseid juhuseid käibemaksu kontekstis on praktikas palju esinenud ja milline on välja kujunenud praktika? Kuna see nüüd ei ole otseselt käibemaksuseaduse küsimus maksustamise mõttes, siis ma tegelikult siin ei oska teile tõesti vastata, millised juhused siin võivad olla praktikas. Millal see sihtotstarve võib olla näiteks 40% elamumaa ja 40% ärimaa. Et tõesti, mina oskan teile rääkida üldisi maksustamise põhimõtteid, aga seda küsimust ma ei oska teile vastata. Kuidas praktikas tõendada, et ruum on kasutusel eluruumina? Et pigem on ilmselt käibemaksuga maksustamise seisukohast vaja tõendada, et on kasutusel just äriruumina, et oleks võimalik midagi siin vabatahtlikult maksustada. Et selles mõttes ma nagu hästi ei saa aru, mida selle küsimusega siin silmas on peetud. Et eluruumina kasutamine tähendab ju seda, et nii selle rendile andmine on maksuvaba kindlasti, kui ka võõrandamine oleks maksuvaba ilma vabatahtliku maksustamise õiguseta.
Nii, ja siis üks küsimus veel on siin 6. all. Kui müüja on käibemaksukohustuslane, aga ostja mitte. Kinnisasjaks on lühirendiks kujundatud korter, millelt ostja hakkab saama tulu. Kui nüüd ostja registreerib aasta pärast end käibemaksukohustuslaseks, siis kas selle korteri soetamise tehingult enam käibemaksud arvestada ei saa? Jah, see osa jäi mul nüüd tõesti ütlemata ja seetõttu räägin selle siin hea meelega teile ära, et kui soetamise ajal see ostja ei ole käibemaksukohustuslane, kuid hiljem ta registreeritakse käibemaksukohustuslaseks ja hakkab kasutama kinnisasja maksustatava käibe jaoks, siis nende samade korrigeerimisreeglite alusel on tal võimalik hakata ikkagi osade kaupa sisendkäibemaksu maha arvama, mida ta kohe ostmise ajal ei saanud maha arvata, kuna ei olnudki käibemaksukohustuslane. Et seda nõuet, et ta peab juba ostmise hetkel olema käibemaksukohustuslane selleks, et üldse midagi oleks võimalik maha arvata. Tõesti seda ei ole, aga see puudutab kindlasti ainult kas kinnisasja soetamistehingu sisendkäibemaksu või siis nende kulude sisendkäibemaksu, mida ka korrigeeritakse 10 aasta jooksul, mis lähevad soetusmaksumusele juurde. Ja kui ikkagi on käibemaksukohustuslasena registreeritud ja reaalne kasutus on maksustatava käibe jaoks, siis 1/10 kaupa nende samade korrigeerimisreeglite järgi kuni korrigeerimisperioodi lõpuni veel maha arvata saab. Aga põhimõte on, et mitte maksukohustuslasena kasutamist vaadatakse nagu mitte maksustatava käibe tarbeks kasutamist. Ja rohkem on ikkagi meil siin kasutatud chatti. Vaatame, mis siis siin on. Siin ikka mõned küsimused on ka. Kui äriühing on saanud tasuta ilma käibemaksuta elamu, kas sellisel juhul müügi korral on tehing käibemaksuvaba? Eeldades, et keegi üldse on seda elamut kasutanud elamiseks, mitte ilmtingimata see müüja ise, vaid näiteks eelmine omanik, siis jah, müügitehing on käibemaksuvaba. Siin ülejäänud paistab olid siiski tehnilised küsimused. Nii. Kuna aega veel on, siis annaks veel osalejatele võimaluse midagi küsida, kes seda soovib. Kelle jaoks sai teema nii palju selgeks, kui tal praegu vaja oli teada, siis kedagi mina kindlasti kinni ei pea. Tänan kõiki osalejaid. Kellel on veel soov midagi küsida, andke siis märku. Aitäh ka minu poolt ja kellel veel hiljem küsimusi tuleb, siis palun saatke need meile kirjalikult.